Tervist kõikidele kuulajatele. Ma tahaksin jätkata oma juttu teemal SQL ja SQL andmebaaside põhimõtted. Rääkides teile nüüd sellisel olulisel teemal, nagu on võtmed. Kõigepealt on mul siin pildina välja toodud 4 toredat kanakest. Aga kui neile peale vaadata, siis nad näevad välja täpselt ühesugused. Nii et oletame, et mul on üks oma kana siin nende kanade hulgas, aga visuaalselt peale vaadates ma kuidagi ei suuda neid eristada ja ma ei saa isegi aru, et kas see minu kana on nüüd siin nende kanade hulgas või mitte. Nii et ma tegelikult selleks, et ma saaksin aru, kas näiteks minu kana on nende kanade hulgas või mitte, või suudaksin üldse neid kanasid omavahel üksteisest eristada. Selleks peaks olema midagi vaatajale nähtavat, mis neid üksteisest eristab. Ja nüüd tekkisid siia sellised värvilised mummud, nagu te näete, igal kanal on erinevat värvi mumm rinna peal. Ja nüüd on need kanad üksteisest eristatavad. Ja mul on soovi korral näiteks oma kana võimalik nende kanade hulgast üles leida. Ja tegelikult tuleb välja, et kui me räägime andmebaasidest, me räägime nendest faktidest, mis on andmebaasis registreeritud, et meil põrkame samasuguste küsimuste. Et kui me räägime sellest, et igas tabelis on 0 või rohkem rida ja iga rida esitab siis tõese väite reaalse maailma olemite kohta. Siis me tegelikult ka tahaksime seda, et need read oleks eristatavad üksteisest. Et iga rida erineks igast teisest samas tabelis olevast reast millegi poolest. Pärast, et vastasel juhul meil ei oleks ju võimalik nende ridade hulgast vajalikku üles leida. Ja peaks olema täidetud siis tabeli puhul selline unikaalsuse omadus, või kui me räägime tabeliridadest, et unikaalsuse omadust. Ja see unikaalsuse omadus siis ütleb seda, et igas tabelis peab leiduma vähemalt üks veergude hulk, millele vastavate väärtuste kombinatsioon on igas selle tabeli reas unikaalne. Et hulk teatavasti võib sisaldada üht element, võib sisaldada ka rohkem elemente. Nüüd tegelikult, nagu te teate, hulk võib olla ka tühi hulk. Aga paraku, kui me räägime SQL-ist, siis SQL-is ei ole mul võimalik defineerida niinimetatud tühja võtit, kuhu ei kuulu mitte ühtegi veergu. Et ma ei süvene sellesse teemasse praegu põhjalikumalt, aga tegelikult, kui selline võimalus oleks olemas, see oleks igati kasulik. Täpselt samuti nagu SQL-i tabelis peab olema vähemalt üks veerg ja ei ole võimalik luua tabelit, kus ei ole mitte ühtegi veergu. Ja jällegi tegelikult ilma veergudeta tabel oleks ka praktiliselt kasulik, aga kuna reaalselt SQL sellist asja ei luba, siis ma sellest teemast põhjalikumalt ei räägi. Et lihtsalt mainin, et selle SQL-i aluseks olev see relatsiooniline andmemudel tegelikult lubab ilma veergudeta tabeleid, ehk siis ilma rääkides relatsioonilise mudeli kõnepruuki, ilma atribuutideta relatsioone ja relatsioonilisi muutujaid ja lubab ka võtmeid, kuhu ei kuulu mitte ühtegi atribuuti ja sellest on tegelikult täiesti praktiline kasu. SQL sellist asja ei luba, nii et igas tabelis peab olema vähemalt üks veerg, ehk veergude hulk ei tohi olla tühi hulk ja igas võtmes peab olema vähemalt üks veerg, ehk veergude hulk ei tohi olla tühi hulk, aga samas loomulikult seal hulgas võib olla rohkem kui üks element. Ja veel kord, et siis unikaalsuse omadused, see tähendabki siis seda, et iga rea korral nüüd sellesse veergude hulka kuuluvate veergudes olevate väärtuste kombinatsioon peab olema unikaalne. Ehk tegelikult sellest moodustub nagu selline rea unikaalne aadress,
mille alusel oleks võimalik seda rida sealt tabelist üles leida. Ja vot sellist veergude hulka nimetatakse tabeli võtmeks. Inglise keeles siis on see key, see term. Nüüd teine omadus, mis võiks olla nendel võtmetel, lisaks unikaalsusele muidugi, on siis mitteliiasus. Ja mitteliiasus tähendaks siis seda, et selles veergude hulgas, mis moodustab selle võtme, ei ole üleliigseid veerge, mida ei ole unikaalsuse tegemiseks vaja. Ehk teiste sõnadega kõik veerud, mis on seda võtit moodustavas veergude hulgas, et need on tõepoolest vajalikud selleks, et tagada unikaalsus. Nii et näiteks toome sellise näite, mul on isikute tabel, kus registreeritakse Eesti isikukoodiga isikuid, seal on isikukood, aga on ka eesnimi ja perekonnanimi, Eesti isikukood peab olema igal registreeritud isikul olemas, peab olema unikaalne ja ma võin tegelikult ju öelda, et unikaalne on ka isikukoodi ja eesnime kombinatsioon, isikukoodi ja perenime kombinatsioon või kombinatsioon isikukoodist, eesnimest ja perenimest, et need on ka iga isiku puhul unikaalsed, aga tegelikult selle unikaalsuse tagamiseks on vajalik ainult isikukood ja eesnimi ja perenimi, et need veerud seal selles võtmes on lihtsalt üleliigsed, et neid ei ole vaja unikaalsuse tagamiseks. Ja nüüd on võimalik siis võtmeid liigitada selle järgi, et millised võtmed rahuldavad millist omadusi. Kõigepealt võti igal juhul peab rahuldama unikaalsuse omadust, et muidu ei ole tegemist võtmega. Nüüd, kui see võti rahuldab nii unikaalsuse omadust kui ka mitteliiasuse omadust, siis või sellel võtmel on nii unikaalsuse omadus kui mitteliiasuse omadus, siis selle kohta öeldakse, et tegemist on kandidaatvõtme. Kui sellel võtmel on ainult unikaalsuse omadus, aga ei pruugi tingimata olla seda mitteliiasuse omadust, et siis sellisel juhul on tegemist supervõtmega. Nii et tegelikult me saame siis öelda niimoodi, et kõik kandidaatvõtmed on ka supervõtmed, sellepärast et kandidaatvõtmetel on alati ka unikaalsuse omadus. Aga mitte kõik supervõtmed ei ole kandidaatvõtmed. Ja kui me nüüd räägime sellest, et me defineerime andmebaasis tabelite struktuuri, siis me peame andmebaasi süsteemile ka ütlema, et millised on need võtmed nendes tabelites, sellepärast et see on oluline sisendinformatsioon andmebaasi süsteemile, sest selle alusel ta hakkab siis kontrollima seda unikaalsuse omadust, kas see unikaalsuse omadus on täidetud. Ja tabelites tuleks jõustada kandidaatvõtmed, ehk siis sellised võtmed, millel on unikaalsuse omadus ja mitteliiasuse omadus. Mitte siis supervõtmed, kus on unikaalsuse omadus, aga ei pruugi olla täidetud see mitteliiasuse omadus. Nüüd sai eelnevalt räägitud või eelnevalt ma rääkisin, et tabelis igal veerul on tüüp ja igale tabeliveerule kõige sobivam andmetüübi valimine on selline tähtis tegevus, sellepärast et see andmetüüp määrab ära ju selle, et milliseid väärtuseid ma saan veerus hoida, määrab ära selle, milliseid operatsioone ma saan selles veerus olevate väärtustega teha. Mõjutab ka näiteks seda, et milline on selle veeru põhjal tehtavate sorteerimiste tulemus, sest seal taga toimuvad tegelikult ju võrdlusoperatsioonid. Ja kui me disainime tabeleid, siis meil on vaja valida igale tabeliveerule kõige sobivam tüüp ja me peame siis lähtuma nendest andmetüüpidest, mida toetab konkreetne andmebaasi süsteem, üritama nende hulgast teha võimalikult hea valik. Et see on üks oluline tegevus tabelite disainimise juures. Tegelikult täpselt samamoodi järgmine väga oluline tegevus tabelite disainimise juures on siis see, et leida üles ja lõpuks siis ka jõustada kõik võtmed, mis on tabelites.
ja võimalik, et kui me tabelit disainime ja me vaatame, et seal tegelikult ei ole ühtegi sellist loomulikku või naturaalset võtitat, siis meil võib-olla on ka probleem selles, et mingisuguseid vajalikke andmeid ei registreeri, mida meil tegelikult oleks vaja registreerida selleks, et me saaksime neid tabelite ridu üksteisest eristada viisil, mis on ka andmebaasi kasutajale nii-öelda mõttekas ja kasulik. Nii et nende võtmete ülesleidmine, võtmete jõustamine on ka veel üks hästi oluline tegevus tabelite disainimise juures. Ja näiteks vaatame sellist näidet, et meil on ülikooli õppeinfosüsteemis vaja registreerida andmeid üliõpilaste kohta, loomulikult üks selline põhiobjekt selles süsteemis või põhiolemi tüüp, millele vastavaid andmeid kindlasti ülikoolis on vaja hallata. Et küsimus nüüd on, et milline võiks olla siis üliõpilase unikaalne identifikaator ja tegelikult see kõik sõltub kontekstist ja oludest ja sõltub sellest, millise süsteemiga on tegemist, milliseid andmeid seal registreeritakse. Et siin ei ole ka ühest vastust. Et juhul, kui meil on tegemist sellise süsteemiga, kus on koos ühe ülikooli üliõpilased või näiteks tegemist on sellise riigiga, kus kehtib kord, et igal üliõpilasel on keskselt väljastatud unikaalne üliõpilaskood. Ja meil on vaja siis nii-öelda registreerida kas ühe ülikooli või teisel juhul ka nii-öelda ühe riigi üliõpilasi. Et siis sellisel juhul me võime öelda, et üliõpilaskood on unikaalne identifikaator. Kui meil on vaja registreerida erinevate ülikoolide üliõpilasi, aga ei ole sellist keskset üliõpilaskoodide väljastamist niimoodi, et on täiesti võimalik, et kahes erinevas ülikoolis kahele erinevale üliõpilasele üksteisest sõltumatult väljastatakse ühesugune üliõpilaskood ja meil on vaja süsteemis registreerida andmeid kõikide nende üliõpilaste kohta. Et siis sellisel juhul üliõpilaskood selles süsteemis ei saa olla võti, sellepärast ta ei taga unikaalsust. Kui meil on tegemist sellise süsteemiga, kus kohas siis registreeritakse üliõpilasi, kas siis ühe ülikooli piires või ka siis riigi piires ja nüüd kõikidel sellel ülikooli üliõpilastel või selle riigi üliõpilastel on riigi poolt väljastatud selline isikukood või rahvuslik identifikaator, inglise keeles võiks selle kohta öelda national identification number. Et siis näiteks võiks olla üliõpilase unikaalne identifikaator isikukood. Et muideks internetist leiab sellise päris toreda Wikipedia artikli, kus kohas antakse ülevaade päris suure hulga erinevate maailma riikide näitel, et millised on need sellised riigi poolt väljastatavad unikaalsed identifikaatorid. Ja muidugi võib ka esineda probleem, et mõnes riigis äkki ei olegi isikukood ja ütleme sellises riigis, kui me nüüd nii-öelda disainime seda süsteemi sellise riigi jaoks, siis ei ole võimalik seal isikukoodi kandidaatvõtmena kasutada. Et näiteks näitena ma tean, et Jaapanis suhteliselt alles hiljuti võeti kasutusele isikukoodid. Et veel, kui me nii-öelda räägime sellest, et mis võiks siis üliõpilast identifitseerida, et siin ei pruugi asi olla ka nii lihtne. Et tegelikult on täiesti võimalik ja eluline selline olukord, et üks ja sama isik saab olla üliõpilaseks erinevatel ajaperioodidel, kusjuures iga kord saab ta uue üliõpilaskoodi. Puutun sellega ka ise sagedasti kokku, et kas või näiteks siis, et kui üliõpilane on bakaõppes, kohtun temaga näiteks mõnes aines, tal on üks üliõpilaskood ja siis, kui ta läheb magistriõppes, et siis tegelikult täpselt sama isik, täpselt sama inimene, aga ta on nüüd nii-öelda üliõpilase rollis uuesti, ta ei ole enam mitte bakaõppe üliõpilane, ta on magistriõppe üliõpilane ja tal on hoopis teine üliõpilaskood. Või näiteks see, kui ka meie ülikoolis deklareerida õppeaine avatud ülikooli kaudu, et siis avatud ülikooli üliõpilane saab uue üliõpilaskoodi. Nii et sellisel juhul, kui üliõpilaseks oleval isikul tema eluea ajal võib olla neid üliõpilaskood mitu tükki,
Siis tegelikult ei sobi üliõpilaskood tabeli üliõpilane kandidaat võtmeks. Kui meil on näiteks tegemist sellise süsteemiga, kus kohas on vaja hoida andmeid üliõpilaste kohta erinevatest riikidest, siis võimalik, et selline unikaalne identifikaator on kombinatsioon isikukoodist ja riigikoodist. Ja kui meil on näiteks tegemist süsteemiga, kus kohas on vaja hoida siis andmeid üliõpilaste kohta üle erinevate ülikoolide, et siis võib seal olla selles kandidaatvõtmeks äkki üliõpilaskoodi ja ülikooli koodi kombinatsioon. Nii et siin ma lihtsalt tahtsin välja tuua selliseid, noh, ütleme, erinevaid võimalusi, mida kõiki tuleb kaaluda, mille kõigega tuleb arvestada, kui te siis hakkate tabeleid disainima. Et nii-öelda määrata, et mis oleks siis selles tabelis need kandidaat ja noh, muidugi üks selline halb praktika, mida kohtab liigagi sageli, on see, et ütleme, sellist põhjaliku analüüsiga ei taheta võib-olla isegi tegeleda. Ja võetakse siis kasutusele selline vormiline lähenemine, kus igasse tabelisse pannakse, noh, nimetame seda siis ID-veeruks, kus on süsteemi poolt genereeritud unikaalne täisarv. Öeldakse, et see veerg moodustab kandidaatvõtme ja sellega piirdutakse, et nii-öelda ülejäänud võtmeid ei leita, ei jõustata, võib-olla isegi ei veenduta selles, et kas on registreeritud andmeid, mis oleks kõik vajalikud andmed, mis oleks vajalikud nende nii-öelda olemite üksteise sisuliseks helistamiseks. Ja noh, kokkuvõttes tegelikult see võib vabalt viia olukorrani, kus ütleme selliselt disainitud andmebaasis registreeritakse nende olemite andmeid topelt või mitmekordselt. Aga noh, see ei ole kindlasti selline hea praktika, mida järgida, vaid just praktika, millest hoida. Et noh, veel üks näide nendest kandidaatvõtmete valimisest, et oletame, et meil on tegemist raamatukogu infosüsteemiga ja noh, raamatukogu ta nii-öelda seal on teavikud, raamatud, ajakirjad, võib-olla DVD-d, ajalehed, e-raamatud, et noh, neid erinevaid liiki teavikuid on palju. Ja no loomulikult raamatukogu tegeleb sellega, et ta siis laenutab neid teavikud selleks, et huvilised saaksid neid lugeda. Et mis siis ja laenutatakse siis konkreetselt teaviku eksemplari. Nii et mul võib olla raamat Oskar Lutsu Kevade, noh, mis on nii-öelda teavik, aga sellest on nüüd, ma ei tea, 10 või 20 või 100 eksemplari ja laenutatakse loomulikult konkreetselt neid eksemplare. Ja nüüd küsimus on, et kui mul on nii-öelda selline teavikute laenutamise süsteem, kus mul on tabel, kus registreeritakse andmeid laenutamiste kohta, et milline võiks siis olla see kandidaatvõti või need kandidaatvõtmed selles laenutamiste tabelis. Et kui ma ütlen, et selles tabelis on unikaalne identifikaator ehk kandidaatvõti, siis teaviku eksemplari koodi ja laenutuse alguse kuupäeva kombinatsioon. Siis sellisel juhul selline võti on võimalik juhul, kui mul on tegemist süsteemiga, mis on siis nii-öelda ühe raamatukogu piires. Sellepärast, et erinevates raamatukogudes võib olla erinevatel eksemplaridel samasugune identifikaator. Ja kui ma registreerin nüüd laenutuse alguse kuupäeva, mitte laenutuse alguse kuupäeva pluss kellaaja, et siis tegelikult sellise võtme jõustamisega ma ühtlasi jõustan reegli, et ühte ja sama eksemplari saab ühes päevas laenutada maksimaalselt üks kord. Juhul, kui ma registreerin mitte laenutuse alguse kuupäeva, vaid laenutuse alguse kuupäeva pluss kellaaja ja ütlen, et nüüd selles tabelis on unikaalne identifikaator kombinatsioon teaviku eksemplari koodist ja laenutuse alguse ajatemplist, kus on siis kuupäev ja kellaaeg, et siis see tegelikult tähendab seda, et mul on võimalik registreerida ühe ja sama eksemplari kohta ühes päevas rohkem kui üks laenutus.
Nii et ühel juhul saab päevas teha maksimaalselt ühe lainutuse, et võib-olla ma 8 tunniks lainutasin, tõin eksemplari kohe tagasi. Tahaks registreerida, tahaks seda eksemplari lainutada juba järgmine inimene, aga süsteem seda ei lase, sellepärast et iga eksemplari kohta päevas saab registreerida ainult ühe lainutuse. Et nii-öelda teisel juhul, kui ma registreerin nii-öelda eksemplari koodi, registreerin laenutuse alguse nii-öelda ajahetke, kus on nii kuupäev kui kellaaeg, siis tegelikult oleks võimalik ühe eksemplari kohta laenutada, teha päevas ka rohkem üks laenutus. Nii et tegelikult, mida te siit näitest ka näete, on see, et nii-öelda sõltuvalt sellest, kuidas te valite veergudele andmetüüpi. Noh, seda te loomulikult peate valima ka sõltuvalt sellest, milliseid andmeid te tahate registreerida. Ja sõltuvalt sellest, millised kandidaatvõtmed te tabelites nii-öelda jõustate. Ütlete süsteemile, et nende kandidaatvõtmete puhul, et need on nüüd kandidaatvõtmed tabelis, et hakka nüüd kontrollima, palun seda unikaalsuse omadust. Et tegelikult see mõjutab seda, et milliseid andmeid saab registreerida. Ja kokkuvõttes see mõjutab seda, et kuidas siis seda andmebaasi kasutav organisatsioon saab nii-öelda oma äri teha. Et see mõjutab seda. Ja kui mul näiteks oleks vaja süsteemi, kus kohas või ma loon süsteemi, kus kohas siis näiteks registreeritakse laenutusele erinevat raamatukogud, et siis sellises süsteemis on selles laenutuse tabelis võiks olla siis unikaalne identifikaator, kombinatsioon raamatukogu koodist, teaviku eksemplari koodist, laenutuse alguse ajast. Ja no jällegi, et kui mul on selline üle erinevate raamatukogude laenutusi registreeriv süsteem, et siis ma disainin seda tabelit laenutused, siis ma pean ka nägema, et selleks, et ma saaksin siin sellist unikaalset sellist kandidaatvõtit jõustada, et mul on kindlasti vaja siis iga laenutuse kohta registreerida ka selle raamatukogu kood, kus kohas seda laenutust läbi viia. Vaatame siis seda näidet, et me eelnevalt vaatasime seda tabelit Mark, kus kohas on 2 veergu, Mark ID ja Mark. Ja kui te siit pildi pealt vaatate, siis tegelikult on ka siin pildi peal visuaalselt näha, et veerus Mark ID on unikaalsed väärtused, veerus Mark on unikaalsed väärtused. Nii et kandidaatvõtmed on veergude hulgad, SQL-is igas sellises hulgas peab olema üks või rohkem veergu. Nii et tegelikult selles tabelis on 2 kandidaatvõtit. Ühte kandidaatvõtmesse kuulub veerg Mark ID, teise kandidaatvõtmesse kuulub veerg Mark. Ja mitteliiasuse tulemused omadusest tulenevalt see veergude hulk, kuhu kuulub siis kombinatsioon veergudest Mark ID ja Mark, et see on selle tabeli supervõtt. See ei ole kandidaatvõtt. Nii et iga kandidaatvõti on ka supervõti, aga mitte iga supervõti ei ole kandidaatvõti. Nii et tegelikult selle tabeli supervõtmed on Mark ID, Mark ja siis Mark ID ja Margi kombinatsioon. Et need on kõik selle tabeli supervõtmed. Aga kandidaatvõtmed on siis need 2, et on nii-öelda Mark ID ja Mark. Liitvõti, veel terminoloogiast, et liitvõti on siis selline võti, mis hõlmab ühte veergu, liitvõti on selline võti, mis hõlmab rohkem kui ühte veergu. Ja antud juhul on selles tabelis Mark 2 lihtvõtit, et need kandidaatvõtmed mõlemad on lihtvõtid. Nüüd, nagu te mäletate, juttu oli sellest, et SQL-i tabelis igal veerud on järjestatud, igal veerul on järjekorra number. Nüüd muudate veergude järjekord. Et te ei muuda sisuliselt nende andmete tähendust, aga SQL-i mõttes on tegemist uue tabeliga. Ja ütleme siis teatud olukordades, mõningate SQL lausete kirjutamisel te peate teadma, milline on tabeli veergude järjekord. Ja siis nii-öelda veel oli juttu sellest, et kuigi SQL pöörab tähelepanu veergude järjekorrale, samas ta ei paku mingisugust võimalust, et nii-öelda muuta veergude järjekorda.
mingil muul viisil kui tabeli kustutamisel ja uuesti loomisel niimoodi, et siis luuakse see nimega tabel uuesti ja seal on uus veergude järjekord. Et ei ole näiteks siis mingisugust veergude ümberjärjestamise viisi selles tabelis, mida näeks ette see SQL andmebaasi keele standard. Et nii nagu on lugu nende veergudega, täpselt samamoodi on siis lugu nende tabeli võtmetega. Et nii-öelda ka SQL tabeli võtmesveerud on vasakult paremale järjestatud. Muutes võtmesveergude järjekorda on tulemuseks uus võit. Ja tähistus on siis selline, et kui ma tähistan siis hulka, mille ümber on siis looksulud, siis ma mõtlen hulka, kus elementide järjekorral pole tähtsust. Ja juhul, kui ma siis kasutan nende hulga elementide ümber neid kaarsulg, ümarsulg, et siis ma pean silmas hulka, kus elemendid on järjestatud ja nendel elementide järjekorral on tähtsus. Ja siin on siis konkreetne näide, et see on nüüd tehtud Oracle'i andmebaasis, Oracle'i 12. põlvkond. Ma loon tabeliisik. Tabelisisik on 2 veergu, isikukood ja riigikood. Et nii-öelda pange tähele, et Oracle siin selle nii-öelda muutuva pikkuse stringi tüübina soovitab kasutada tüüpi, mille nimi on varchar2, mitte varchar, nagu näiteks ütleme PostgreSQLis või isegi Accessis. Ja mida ma nüüd teen? Ma loon siin tabeli, create table lausega, kus ma siis defineerin tabeli, ütlen tabeli nime, ütlen tabeli veeru, ütlen, et milline on veeru tüüp, ütlen, et veerg on kohustuslik, et nendest SQLi nullidest ma ei ole teile veel isegi veel rääkinud, et aga niimoodi on võimalik öelda, et see veerg peab olema kohustuslik. Ja nüüd ma ütlen, et selles tabelis on võtmed. Kusjuures ma ütlen, et on 2 võtit. Ja need võtmed, need on katavad täpselt ühesugust veergude hulka, ühesuguse järjekorra. Ja kui ma nüüd selle lause panen käima, siis ma saan veateate. Et süsteem saab aru, et ma üritan luua tabelit täpselt 2 ühesuguse võtmega ja ütleb, et sellist asja ei ole võimalik teha. Kui ma aga teen niimoodi, et ma loon selle tabeli, kus kohas ma defineerin 2 võtit. Mõlemal juhul see võti hõlmab sama veergude hulka, aga lihtsalt see veergude järjekord seal võtmes on erinev. Siis sellisel juhul selle tabeli loomine õnnestub. Ja nüüd, mida teevad enamik SQL andmebaasi süsteeme, siis nad toimivad niimoodi, et kui luuakse nüüd tabelisse on defineeritud võti, siis selleks, et nüüd hakata kontrollima seda võtit, et hakata kontrollima, et selle võtmeväärtused on alati unikaalsed, andmebaasi süsteem saab taga loob automaatselt sellise andmebaasi objekti nagu on indeks. Et andmebaasi kasutajad, need päringute kirjutajad, kes küsivad andmebaasist otse andmeid, et nemad oma päringutes otse indeksite poole ei pöördu, indeksitest andmeid ei küsi, et selle üle, et kas indeksit kasutada või mitte, et selle üle siis otsustab andmebaasi süsteem. Ja sellest indeksist on näiteks väga palju abi, et kui ma lisan tabelisse uue rea ja mul on defineeritud tabelisse võti, süsteem peaks kontrollima, et selle võtmeväärtus on unikaalne, et siis selle indeksi alusel selle kontrolli läbiviimine oleks oluliselt kiirem võrreldes selle olukorraga, kus seda indeksit ei ole. Sest et ilma indeksita tuleks süsteemil hakata läbi vaatama süsteemil hakata läbi vaatama kõiki tabeliridu, aga nüüd on võimalik teha see kontroll indeksi põhjal. Et mõelge analoogina raamatutele, et sellistel paksude raamatute lõpus ka kindlasti olete kohanud seda märksõnade loetelu, mis indeksit, kus kohas on siis tähestiku järjekorras märksõnad, iga märksõna järel on viited leheküljele või lehekülgedele, kus sellest märksõnast on juttu. Ja kui te nüüd kiiresti tahate teada saada, et kas sellises paksus raamatus mingist märksõnast räägitakse või mitte, et kujutage ette, et te peaksite hakkama seda 1000 lehekülge otsast lõpuni läbi lugema selleks, et veenduda, et sellest märksõnast selles raamatus juttu ei ole. Ja kui teil on seal raamatu lõpus indeks, siis te selle indeksi alusel leiate väga kiiresti vastuse sellele küsimusele, kas sellest märksõnast on raamatus jutt või ei ole sellest raamatus juttu.
Ja vaat, kuhu ma oma jutuga tahtsin tüürida, et nüüd sellise operatsiooni tulemus, kus ma defineerisin siin sellist kaks unikaalsuse kitsendust tegelikult samale veergude hulgale, et see tulemus võib olla siis selline, et mul tekib kaks indeksit. Need indeksid tegelikult sisuliselt dubleerivad üksteist, ühest piisaks. Ja noh, see indeks ühelt poolt aitab süsteemil mõnikord andmeid kiiremini üles leida. Teistpidi jällegi indeksid tuleb ka üleval pidada. Indeks on kulu, indeks ei ole tasuta lõuna ja sellepärast sellised üleliigseid indeksid kindlasti ei peaks ka tekitama. Ja siin on mul ka viidatud, et vaadata märkmelehel, siis ma nii-öelda viin läbi katse nüüd veel kahes andmebaasi süsteemis. Et kõigepealt käivitasin sellise lause Microsoft Accessi andmebaasis ja selle tulemusena tabel loodi, mingisugust veateadet ma ei saanud. Tabelil on kaks ühesugust indeksit, mis katavad täpselt kaks ühesugust veergude hulka. PostgreSQLis, kui ma käivitasin selle lause, siis lause täideti, selle tulemusena on tabelil üks indeks. Tähendab, teist unique kitsendust ignoreeritakse. Aga nüüd, kui ma loon seda tabelit niimoodi, et ma kõigepealt create table lausega loon tabeli ja siis hiljem täiendan seda tabelit. Lisan sinna teise unikaalsuse kitsenduse juurde, täpselt samasuguse unikaalsuse kitsenduse, mis nii-öelda katab täpselt samasugust veergude hulka, kus veergude järjekord on samasugune. Sest tegelikult mõlemad laused täidetakse, lausete täitmise järel on tabelil kaks ühesugust indeksit. Et kokkuvõte oleksin siis selline, et koodi kirjutamisel tuleb olla hoolikas, et mitte luua üksteist dubleerivaid kitsendusi. Ja kui te nüüd vaatasite siin neid käitumise erinevusi, et see on tegelikult väga hea illustratsioon ka selle kohta, et kui me räägime SQL andmebaasi keelest, et selle andmebaasi keele kohta on olemas see suur rahvusvaheline standard, mis on väga-väga mahukas. Ja seal on üle 4000 lehekülje, mitmeid osi. Aga ükski andmebaasisüsteem seda standardit täies mahus ei järgi. Igas andmebaasisüsteemis on ka omad lisavõimalused ja erisused. Näiteks üks selline asi, mida ka see SQL andmebaasi keele standard ei kirjelda, on indeksid. Ehk indeksite näol on tegemist mehhanismiga, mida kasutatakse väga paljudes SQL andmebaasisüsteemides. Et on mõningaid süsteeme, näiteks ma tean sellist andmebaasisüsteemi nagu Vertica, kus on olemas tekstiotsingu indeksid, aga muud tüüpi indeksid ei kasuta. Aga enamasti andmebaasisüsteemid indekseid loovad. Ja indeksid on kasutusel just selleks, et kiirendada andmete otsimist. Aga kuna tegemist on sellise mittestandardiseeritud lahendusega, siis loomulikult on iga andmebaasisüsteemi tegija nii-öelda vabadus ise otsustada, et kuidas täpselt toimub, kas ja kuidas toimub siis nende indeksite loomine. Nii et siin tegelikult juba ka nägite, et kuidas erinevates süsteemides käivitades sama koodi, ka tulemus võib olla erinev. Ja muideks näiteks see on ka midagi, millega tuleb arvestada, kui teil näiteks kunagi puutute kokku sellise küsimusega, nagu on andmebaasi migreerimine. Ehk siis andmebaasi üleviimine ühelt andmebaasisüsteemilt teisele andmebaasisüsteemil. Et seal näiteks tuleb arvestada selliste võimalustega, et teil, ütleme, see andmebaasi keele kood, mis teil ühes andmebaasisüsteemis töötab, et see kas punkt A teises andmebaasisüsteemis ei tööta üldse või punkt B, et ta töötab, aga tulemus on natukene teistsugune või nii-öelda tulemusena tekkival süsteemil need omadused või käitumine on mingil viisil teistsugune nagu selles teises andmebaasisüsteemis. Et sellisteks olukordadeks tuleb olla valmis. Nii et nii-öelda, kui rääkida siis nendest nii-öelda kandidaatvõtmetest ja süsteemile teada andmisest, et tabelis on kandidaatvõtmed. Et tegelikult ega ei ole nendest
topelt võtmetest ja topelt indeksitest mingit kasu. Et nii nagu raamatus pole kasu, vaid on ainult tüli mitmest täpselt ühesugusest leheküljest, pole ka tabelis kasu, vaid on ainult tüli mitmest täpselt ühesugusest, kui me räägime ühesugustest indeksitest. Aga kui me räägime ka täpselt ühesugustest ridadest, et kujutage ette, et teil on tabel ja seal tabelis on korduvad read. Et siis küsimus on, et milleks siis nii-öelda need korduvad read nagu head. Kui me vaatame sellist tabelit, antud juhul siin on nimega tabel, tabeli nimi on Mark, siin on 4 rida, milles on 4 täpselt ühesuguste andmetega rida. Ja selline tabeli SQL-is iseenesest on täiesti võimalik, et see tähendaks siis lihtsalt seda, et ma olen selle tabeli loonud, aga ma ei ole sellest tabelist deklareerinud mitte ühtegi võtit. Ja järelikult andmebaasi süsteem selle tabeli ridade puhul unikaalsust ei hakka kontrollima ja siia tabelisse võivad sattuda korduvad read. Ja see on midagi, mida ma teile kindlasti ei soovita, et ei oska teile välja tuua mitte ühtegi olukorda, kus selline lähenemine oleks mõistlik. Et miks siis vältida korduvaid ridu, et kõigepealt see mõte, et iga rida esitab tõese väite reaalse maailma olemite kohta. Kui te ütlete mingisugust tõest väidet mitu korda, siis see ei muuda seda kuidagi rohkem tõesemaks. Teiseks, kui mul on tabelis ühesugused read, kuidas siis neid ridu üksteisest eristada? Siis, kui sama ülesande lahenduseks olevate päringute tulemuses on erinev hulk ühesuguseid ridu, siis milline päring annab õige vastus? Et kui me võtame siis saatana advokaadina sellise lähenemise, et nii-öelda korduvad read omavad tähtsust, et nii-öelda see ei ole mitte puudus, vaid see on nagu selline lisavõimalus. Et siis järelikult see korduste hulk peab millelegi viitama. Et kui mul on näiteks mingisugune rida korratud 2 korda versus see, et mingisugust rida on korratud 3 korda, et siis sellel on mingisugune tähenduse erinevus. Ja vot siin on viide nüüd ühele näitele. Et siin on nüüd viide ühele näitele, et vabandust selle segaduse pärast. Siin on viide ühele näitele, kus kohas on siis kirjeldatud ühte sellist näidet või olukord, kus kohas mul on siis andmebaasis 2 tabelit. Tabel P nagu parts ehk tabel, kus on andmed osade kohta ja tabel SB või supplier parts, et millised pakkujad pakuvad milliseid osasid. Ja kui ma vaatan neid tabeleid, siis nendes tabelites on korduvaid ridu, et need 3 rida tabelis parts, et need 3 rida korduvad ja need, kui ma vaatan tabelit supplier parts, et siis näiteks need 2 rida on ühesugused. Ja kui nüüd püstitada siis selline ülesanne, et leia osade numbrid, mis on kas kruvid ehk siis screw või mida pakub varuste S1 või mis täidavad mõlemad tingimused. Et nii-öelda teha päring, mis leiab siis sellised andmed. Siis tegelikult siin selles näites on välja pakutud 12 erinevat päringut selle ülesande lahendamiseks ja need 12 erinevat päringut annavad 9 erinevat tulemust, pidades silmas siis ridade arvu. Nii et nad nii-öelda toovad välja tulemused, kus kohas siis tegelikult see korduste arv siin tulemuses on erinev.
Ja nii-öelda küsimus nüüd ongi, et milline oleks siis nüüd antud juhul see õige vastus, veel kord, et juhul, kui me võtame sellise lähenemise, et korduvad read on lubatud, siis korduste arv peaks ju osutama millelegi olulisele. Aga sellisel juhul on küsimus, et nii-öelda milline oleks õige lahendus. Kui meil on korduvad read, siis kindlasti suureneb andmehulk, suureneb salvestusruumi vajadus ja tähendab ka seda, et andmete otsimine võtab rohkem aega, sest mida rohkem andmeid peab süsteem lugema, seda rohkem kulub andmete otsimiseks aega. Ja veel ühe punktina tõstaksin esile, et sellisel juhul on ka andmebaasisüsteemil nii-öelda keerukam koostada sellist nii-öelda võimalikult optimaalset ja võimalikult kiiresti täidetavat päringu täitmise plaani, päringu täitmise protseduuri inglise keeles execution plan, sest nagu te siit selle näite puhul nägite, et on ju võimalikud nii-öelda väga erinevad päringud ja nii-öelda süsteemil on tänu nendele kordustele raskem otsustada, et milline oleks nüüd just see plaan, mida peaks kasutama. Nii et sellel võib ka sedapidi olla negatiivne efekt päringute töökiirus. Nii et kokkuvõttes korduvatest ridadest tuleks hoiduda. Ja kuidas nendest korduvatest ridadest saab siis hoiduda, on see, et kui ma loon siis andmebaasis nimega tabelid ja kui ma loon siis täpsemalt baastabeleid, mis siis ei põhine teistel tabelitel, et siis kõikides nendes baastabelites tuleks defineerida, igas sellises baastabelis tuleks defineerida vähemalt üks kandidaatvõti, võib ka rohkem. Nii, kui ma ütlen andmebaasisüsteemile, et selles tabelis on kandidaatvõti, siis sellisel juhul andmebaasisüsteem hakkab kontrollima, et selle kandidaatvõtme väärtus on iga tabelirea korral unikaalne ja sellega välditakse siis korduvate ridade esinemist tabelis. Nii et baastabel on siis selline nimega tabel, mis ei ole defineeritud teiste tabelite põhjal. Ja SQL tegelikult lubab ilma võtmeteta tabeleid, aga ütleksin, et see on kindlasti väga halb praktika ja seda tuleks vältida, sest et tulemuseks on see, et teil võivad olla tabelites korduvad read koos kõigi sellest tulenevate probleemid. Ja kui me räägime nüüd ilma nimeta tabelitest, mis siis moodustatakse päringute tulemusena, et kui me tuletame olemasolevatest tabelitest uusi fakte, et siis nende ilma nimeta tabelite puhul peab siis päringu kirjutaja hoolitsema selle eest, et sealt tulemusest eemaldada korduvad read. Ja kui need korduvad read sinna võivad tekkida, et siis lisama sinna päringusse juurde vastava korralduse, mis siis need korduvad read päringu tulemusest elimineerib või eemaldab, et SQL-is on selleks selline võtmesõna nagu distinct, mida saab kasutada select lausetes ja mis siis annab korralduse päringu tulemusest korduvad read eemaldada. Vaikimisi enamike päringute puhul korduvaid ridu ei eemaldata tulemusest, nii et kui soovitakse päringu tulemusest korduvad read eemaldada, et siis selleks tuleb anda ilmutatult endale korraldus. Tabelis võib olla rohkem kui üks kandidaatvõti, et nagu te nägite selle tabeli Mark näitel, selles tabelis oli 2 kandidaatvõtit. Ja üks kandidaatvõtmetest valitakse tavaliselt primaarvõtmeks ehk esmasvõtmeks, inglise keeles primary key, ja ülejäänud on siis alternatiivvõtmed, inglise keeles siis alternate key. Ja kuidas seda valikut teha? Nii mõnigi kord on see üsna selline juhuslik, et neil on sellised üsna võrdväärsed kandidaadid ja siis üsna juhuslikult valitakse üks nendest siis primaarvõtmeks, ülejäänud on kandidaatvõtmed. Ülejäänud on alternatiivvõtmed. Ja igas tabelis saab olla maksimaalselt üks primaarvõti. Aga see primaarvõti võib olla selline, mis hõlmab rohkem kui ühe veeb. Nii et see maksimaalselt üks tähendab seda, et võib olla ka tabelid, kus kohas primaarvõtit ei ole defineeritud, et see on SQL-is täiesti lubatud. Kui ma tahan, ma saan tabelis defineerida primaarvõtme. See võti on veergude hulk, kuhu kuulub üks või rohkem veergu.
Primaarvõtmeid rohkem kui üks tabelis olla ei saa, küll aga nagu öeldud, primaarvõti võib olla liitvõti ja ta võib hõlmata rohkem kui ühte veergu. Nii et siin on näide Microsoft Accessi andmebaasist, et tabel reserveerimine. Kui ma vaatan seda hotelli andmebaasis, kui ma vaatan seda tabelit disaini vaates, näeb see kasutajariiduses välja niimoodi ja näete, et siin on siis selles reserveerimise tabeli kirjelduses võtmekese märk 4 veeru nimes. See võtmekese märk on selliste veergude nimede ees, mis kuuluvad primaarvõtmesse ja selles tabelis on üks primaarvõti, aga see primaarvõti on liitvõti, mis hõlmab 4 veergu. Ehk siis iga ruumi reserveerimise puhul peab olema, ehk iga rea korral selles tabelis reserveerimine peab olema siis nende 4 väärtuse kombinatsioon unikaalne. Hotellinumbri, ruuminumbri, külalise numbri, algusaja kombinatsioon peab olema unikaalne. Nii et mul võib olla tabelis reserveerimine mitu rida, kus on samasugune hotellinumber. Mul võib olla mitu rida, kus on samasugune hotellinumber ja ruuminumber. Mul võib olla ka mitu rida, kus on samasugune hotellinumber, ruuminumber ja külalise number. Aga kui nendes ridades igas on algusaeg erinev, siis nende ridade puhul on selle võtmeväärtused, iga rea puhul on võtmeväärtus erinev ja järelikult sellised read tabelis on lubatud. Nii et siin on tegemist siis liitprimaarvõtmega, kuhu kuulub 4 veergu. Ja nagu ma rääkisin, et see SQL-i tabelis veergude järjekord on oluline, et ta ei mõjuta tegelikult nende andmete tähendust, aga nagu sai ka eelnevalt mainitud, siis ütleme selline läbimõeldud veergude järjekord ja sellised koos kasutatavad või mingis mõttes sarnaste andmetega veerud, et kui nad panna kõrvuti, et siis see muudab selle tabeli struktuuri inimkasutajale paremini hoomatavaks ja loetavaks. Tegelikult üks tava, mis on ka SQL-i tabelites, on siis see, et panna primaarvõtme veerud tabelis kõige esimesteks veergudeks. See ei ole rangelt võttes kohustuslik, et see ei ole niimoodi, et muidu ei saaks olla tegemist primaarvõtmega, et kui need ei ole tabeli esimesed veerud, aga puhtalt sellise tabeli struktuuri loetavuse huvides on tavaks panna siis primaarvõtme veerud tabelis kõige esimeseks veeruks. Et kui me räägime kandidaatvõtmete valimisest, et siin nagu juttu oli, et tuleb olla tähelepanelik, et te leiate tabelile üles kõik kandidaatvõtmed, aga teistpidi, et kui te neid kandidaatvõtmeid valite, siis te ei kasutaks selliseid, ei leiaks ja ei jõustaks selliseid võtmeid, mis hakkavad lõpuks andmebaasi kasutust piirama. Et näiteks selline olukord, et teil on e-poe süsteem, teil on tabel klient ja te ütlete, et tabelis klient isikukood, klientide puhul teie nägemusest tuleks registreerida isikukood ja et isikukood peaks olema siis kandidaatvõit. Mis tähendaks siis seda, et klientide puhul isikukood peab olema unikaalne. Et see sisuliselt tähendab seda, et teil võivad olla selle e-poe kliendid ainult ühest riigist. Sellepärast, et erinevates riikides võib olla erinevaid inimesi, kellel on täpselt samasugune isikukood, mis on nendele isikutele teineteisest sõltumatult väljastatud. Et ma näiteks tean, et Eestis ja Leedus on ühesugune isikukoodi struktuur ja ühel mu tuttaval isegi oli selline kogemus, et Eestis liikluspolitsei pidas ta kinni, ütles, et tal on niisuguseid liiklusrikkumisi, aga siis lähemal uurimisel tuli välja, et tegelikult tegemist oli ühe Leedu kodanikuga, kellel oli liiklusrikkumisi, lihtsalt tal oli, selle Leedu kodanikul oli Leedu isikukood, mis oli täpselt samasugune, kui oli selle minu tuttavat isikukood. Nii et määrates tabeli klient kandidaatvõtmeks kombinatsiooni isikukoodist ja riigikoodist, et siin võib tekkida probleem sellisel juhul, kui teil klientide hulgas on ka selliseid isikuid, kes on pärit riikidest, kus isikukoodi ei väljastata. Et siis sellisel juhul ei oleks võimalik selliseid kliente registreerida. Nii et ütleme, et siin tuleb mõelda sellele, et kas selline võimalus on või mitte. Nii et kokkuvõttes kandidaatvõtme valesti valimine piirab äri, organisatsioon näiteks pakub kaupu teenuseid mitmes riigis või omab eraisikutest partnereid mitmes riigis,
andmebaasi tabelis isik on kandidaatvõtmeks määratud isikukood. See tähendab seda, et isikuid saab registreerida ainult ühest riigist. No näiteks registreerite Eesti isikukoodi omavaid isikuid, kui näiteks soomlased ei saa kliendiks võtta. Nii et veel kord, et nii-öelda, kui te nii-öelda kavandate andmebaas, et siis mõelge sellele, et see andmebaas on kasutusel selle ettevõtte või mingisuguse ettevõtte või organisatsiooni poolt. Ettevõtte või organisatsioon, seal on kasutusel erinevad tarkvarasüsteemid või programmid, mille kaudu siis selle organisatsiooni erinevad huvitatud osapooled teevad oma tegevusi. Ja kui nad siis nende programmide kaudu teevad tegevusi, siis andmebaasi jäävad sellest maha jäljed. Ja kui nüüd andmebaasis kontrollitakse nüüd neid andmeid mingisuguste reeglite suhtes ja lubata registreerida reeglitele mitte vastavaid isikuid või reeglitele mitte vastavaid andmeid, et siis tegelikult võib ka tekkida selline olukord, et kus kohas te hakkate liigselt selle organisatsiooni tegevusvabadust piirama. Et kõikide selliste asjadega tuleb siis selle andmebaasi kavandamise juures alati arvestada. Nii et tabelile klient sobivad kandidaatvõtmed, et näiteks emaili aadress on ilmselt kõikidel isikutel unikaalne, kasutaja nimi süsteemis ilmselt peaks olema unikaalne, klienti idee, mis võiks olla siis selline mille väärtused on siis sellised süsteemi poolt genereeritud täisarvud. Et need võiksid olla, seda võiks kasutada võtmena. Nii et selle võtmeväärtused on süsteemi genereeritud unikaalsed täisarvud ja neid väärtuseid ei kasutata väljaspool tarkvara klientidele viitamiseks. Nii et ja sellist võtit nimetatakse surrogaatvõtmeks. Nii et näiteks need võiksid olla siis tabelis klient olevad sobivad kandidaatvõtmed. Nii et kokkuvõtteks, et kui te loote siis andmebaasis sellised nimega baastabelid, mis ei ole teiste tabelite põhjal defineeritud, siis kavandage need nii, et igaühes oleks vähemalt üks kandidaatvõti. Kindlasti öelge andmebaasi süsteemile, millised need kandidaatvõtmed on, selleks, et siis hakkab andmebaasi süsteem kontrollima unikaalsuse omadust, mis tähendab omakorda seda, et andmete registreerimisel lükatakse korduvad read tagasi. Ja juhul, kui meil on tegemist siis päringutel põhinevate tabelitega, et siis nende puhul koostage päring niimoodi, et päringu tulemuses ei oleks korduvaid riidud, et kirjutage see päringu lause sellisel viisil, et korduvad read tabelis ei oleks lubatud. Nüüd järgmine oluline teema on andmete puudumine. Missing data või siis ka missing information oleks need vastavad ingliskeelsed märksõnad. Et tegelikult täiesti esineb olukordi, kus andmebaasi kasutajal ei ole andmeid, mida andmebaasi lisada. Ja SQL tegelikult lubab selliseid veerge, mille vastavates väljades võivad väärtused puududa, kus on siis sellised nimetud tühjad lahtud. Ja sellistes väljades on spetsiaalne marker, mida siis tähistatakse selle tähekombinatsiooniga null, et see null marker tähistab siis väärtuse puudumist. Kui te loete ingliskeelset kirjandust, väga sageli kohtate terminit null value või null väärtus, siis eesti keelde tõlgituna, aga tegelikult null ei ole väärtus, vaid ta on just nimelt selline spetsiaalne marker või märgis või tähistus, mis siis ütleb seda, et väli on tühi, selles väärtust ei ole. Nii et SQL selliseid tühja lahtreid lubab. Nüüd juhul, kui ma ütlen siis tabeli defineerimisel, et tabelis on primaarvõtmine, ehk siis mingisugune veergude hulk moodustab primaarvõtme. Et siis selle primaarvõtmega kaasas käiv lisaomadus SQL-is on selline, et primaarvõtme väärtus peab olema igas tabeli reas registreeritud. Ehk siis kõik need veerud, mis on primaarvõtme poolt hõlmatud, et need on, öeldakse kohustuslikud veerud, et nendes nullid ei ole lubatud. Et siin on pildiline näide selle kohta, et kus mul on tabel, siin tabelis on näete siis üks rida, kus kohas on selline tühi lahter ja öeldakse siis et veergmark on mitte kohustuslik ja ingliskeeles option.
ja mark-ID kui primaarvõtmeveerg on kohustuslik, et kui ma defineerin tabelis primaarvõtme, et siis need veerud juba tulenevad sellest primaarvõtme defineerimisest, et need on kohustuslikud veerud, et seal süsteem kontrollib, et väärtus peab olema alati olemas. Ja SQL-is vaikimisi kõik tabeli mitte primaarvõtme veerud on mitte kohustuslikud. Nii et kui ma hakkan looma SQL-i sellist nimega baastabelit, defineerin selle tabeli veerge, siis vaikimisi kõik veerud on mitte kohustuslikud, ehk siis kõik, mis ei ole primaarvõtme veerud, kõikides nendes veergedes on lubatud need tühjad lahti. Ja ütleme kasutajaliideses paistab see selline tühi laater kontseptuaalselt, siin on siis selline null mark. Et nagu oli öeldud, et iga rida esitab siis esitab tõese väite reaalse maailma olemite kohta ja see väide võiks olla siis selline, et autosid iseloomustab mark, millel on arvuline identifikaator 5 ja tekstiline nimetus teadmata ehk siis unknown ehk nii-öelda see tekstiline väärtus ei ole teada. Ja nüüd SQL-i kõnepruugis see null, sellest räägitakse kui null väärtused. Ja tegelikult see iva on selles, et null ei ole väärtus ja ta ei käitu sellistes operatsioonides sellise tüüpilise väärtus. Ja sellega te peate arvestama, kui te kirjutate SQL päringut, et tegelikult ilma ka liigsetesse detailidesse minemata ütlen, et need SQL-i nullid päringu kirjutajatele valmistavad peavalu. Nendega tuleb päringu lausetes eraldi arvestada. Päring muutub tänu sellele võib-olla natukene keerukamaks. Ja need päringu tulemused alati tänu nendele SQL nullidele ei ole loogilist, et pigem nad on ebaloogilised. Nii et üldiselt selline üldine soovitus oleks selline, et nii paljud kui võimalik tabeli veergodest võiksid siis olla kohustuslikud, kus need nullid ei ole lubatud, et need tabelid võiksid olla seda silmas pidades disainitud ja eriti võiks seda silmas pidada kõikide selliste veergode puhul, mida siis sagedasti kasutatakse päringu tingimustes. Aga kui me räägime nüüd sellest nullist, et see null on siis marker, mis tähistab puuduvat väärtust ja ta on nagu sellise suletud karbi sisu, et me ei tea, mis seal karbis on, et kas seal karbis on midagi või see karp on tühi, et seal karbis võib midagi olla, see karp võib olla tühi ja kui me nüüd siis võrdleme omavahel kahte sellist suletud karpi, me ei tea, mis on seal karpide sees, et siis tegelikult, kui me nüüd esitame endale küsimuse, et kas see karp on samasugune nagu see karp. Ja me ei näe sinna karpide sisse, siis tegelikult me ei oska sellele küsimusele vastata. Et selle kahe karbi võrdlemise tulemus on unknown ehk teadmata. Me ei tea, kas nad on võrdsed või mitte. Ja samamoodi, kui me võrdleme kahte nulli omavahel, siis tulemus on unknown ehk teadmata. Ja sellega tuleb siis näiteks arvestada ka päringute kirjutamisel, et kui te nüüd kirjutate päringut, et tahate leida mingisuguseid andmeid, et sellega tuleb päringute kirjutamisel arvestada. Nii et kui ma näiteks vaatan siin PostgreSQL-i andmebaasis sellist tabelit nagu on ase, siis te näete, et on kaks aset, millel pikkus pole registreeritud. Et ase number 1 ja ase number 3. Ja kui ma nüüd tahan siis kirjutada lause, et millega ma leian üles kõik asemed, millel pikkus on määramata. Siis kui ma hakatuseks üritan kirjutada lauset select term from ase, where pikkus võrdub null. Ja kirjutan selle lause siia ja vaatan tulemust, siis tulemuses ei ole mitte 2 rida, tulemuses on 0. Põhjus on selles, et kui nüüd andmebaasi süsteem hakkab täitma seda päringut, ta loeb ridutabelist ase, iga rea korral kontrollib selle tingimuse täidetust. Selle rea korral selle tingimuse kontrolli tulemus on unknown, sest nulli võrreldakse nulliga, tulemus on unknown, selline rida, mille korral tingimuse kontrolli tulemus on unknown, selline rida päringu tulemusse ei kuulu.
sama lugu siin. Nii et kui ma tahan nüüd leida sellised read, kus kohas pikkus on registreerimata, siis on SQL-is selline spetsiaalne predikaat ehk tingimuse tüüp, nagu on isNull, selleks, et ma leiaksin siis üles sellised read, kus kohas see vastav väärtus puudub. Nii et ei ole see null selline tavapärane väärtus, et ehkki nii-öelda see, kui te nii-öelda internetis ringi tuulete, et väga sageli kohtate seda terminit null value. Ja tegelikult see null tähistab siis väärtuse puudumist, aga me tegelikult ei tea, et mis põhjusel see väärtus võib puududa. Et üks põhjus on selline, võib-olla see, et väärtus on kusagil olemas, kuid pole andmete registreerini jõudnud. Et automargil nimetus on olemas, lihtsalt see registreerija, kes pidi andmeid andmebaaси lisama, et tema veel seda nimetust ei teadnud, teadis ainult koodi, järelikult jättis nimetuse lisada. No näiteks või veel näidata organisatsioonil registrinumber, et organisatsioonil registrinumber igal juhul on olemas. Et see on üks organisatsiooni atribuut, omadus, aga võib-olla selle organisatsiooni andmete registreerija hetkel seda registrinumbrit ei teadnud ja sellepärast ei saanud seda registreerida. Pole teada, kas väärtus tekib või mitte. Et näiteks isiku puhul pole otsustatud, kas ta on palgatöötaja, sellisel juhul tal on palk või ta on vabatahtlik, et sellisel juhul tal ei ole palk. Ja järelikult ma ei tea, et kas me saame nüüd selle palgaväärtust registreerida või mitte. Olemil polegi vastavat omadust. Et näiteks organisatsiooni silmade värv, et see on üks selline ka pahatihti esinev probleem, et ütleme, andmebaasides on vaja registreerida andmeid nii isikute kui organisatsioonide kohta, eraisikud ja organisatsioonid. Ja tehakse andmebaasis nende jaoks üks ühine tabel. Ja selles tabelis on siis, ütleme, sellised veerud, mis on ühised nii isikutele kui organisatsioonidele, näiteks ütleme, et meiliaadress või kontaktaadress on nii isikutel kui organisatsioonidel. Aga on ka veerud, mis on spetsiifilised kas isikule või organisatsioonile. Isikul on näiteks eesnimi, perenimi, isikul võib olla ka näiteks silmade värv, aga organisatsioonil näiteks on äriregistri kood. Ja kui me nüüd hakkame sellisesse tabelisse lisama ridu ja registreerime näiteks, uue organisatsiooni, näiteks registreerime mingisuguse panga. Et siis me ei saa selles tabelis täita välja eesnimi või perenimi või silmade värv, sellepärast et organisatsioonil ei ole sellist omadust. Ja igal juhul jäävad need väljad tühjaks. Et see võib ka olla põhjus, miks pärast siis on tabelites need nullid. Et selle konkreetse näite kohta muidugi tahaksin öelda, et selline tabel ei ole hästi kavandatud. Et parem oleks luua kõigepealt ühine tabel nagu osapoolek, inglise keeles party, kus kohas siis registreeritakse kõikide osapoolte ühised andmed. Nagu näiteks meiliaadress või kontaktaadress. Ja siis oleks eraldi tabelid isik ja organisatsioon, et isiku tabelis oleksid siis isikuspetsiifilised andmed, organisatsiooni tabelis oleksid organisatsiooni spetsiifilised andmed. Et kui mul on vaja registreerida eraisikut, siis tekib rida tabelisse osapool, tekib rida tabelisse isik ja rida tabelisse organisatsiooni tekib. Kui mul on vaja registreerida organisatsiooni, siis tekib rida tabelisse osapool, tekib rida tabelisse organisatsioon, aga rida tabelisse isik ei teki. Et see oleks palju parem lahendus ja siis ma ei puutuks nende nullidega nii palju ka kokku ja nendega seotud probleemid. Määramatus, et kui ma viin läbi nulliga jagamise, et ma tabelis tahan registreerida arvutuse tulemused, tahan teha nulliga jagamist, et siis tegelikult tulemuseks on määramatus. Ja vaat nende kahe korral tegelikult kasutada sellist mõistet nagu puuduvad andmed ei ole isegi kõige parem formuleering, sellepärast et need andmeid lihtsalt ei ole. Et ma olen siin üritanud tuua umbes sellist näidet, et ma ütlen, et ma ütlen inimesele, et sul tiivad puuduvad. Tegelikult inimesel ei ole ju tiibasid. Mis mõttes ma nüüd ütlen, et sul tiivad puuduvad, et inimene on selline elukas elus olend, et kellel tiibasid üldse ei ole. Nii et kokkuvõttes need puuduvad andmed on midagi, millega te võite siis SQL-i tabelites kokku puutuda.
Ja veel kord, et minu üldine soovitus oleks teile selline, et üritada disainida kõik oma tabelid sellisena, et võimalikult paljud veerud oleksid seal kohustuslikud veerud. Ehk siis nii-öelda võimalikult vähe veerge oleks mitte kohustuslikud ja eriti ütleme, et need sellised veerud, mille põhjal te põhiliselt teete otsinguid, et nad oleksid kohustuslikud veerud. Kui teil on võib-olla tõesti mingisugune vabatekstiline kommentaar, mida te ütleme mõnikord registreerite, mõnikord ei registreeri, et sellest võib-olla ei ole väga palju hullu, kui see on sellises mittekohustuslikus veerus. Aga need ütleme sellistes väga sageli päringu tingimustes kasutatavate veergude puhul parem oleks, kui see veerg oleks kohustuslik ja sellega tuleb siis kahtlemata ka arvestada, kui te neid tabeleid disainite. Nii et kui me nüüd räägime jälle tabelite disainimisest, et nii-öelda on vaja valida veergude andmetüübid, on vaja leida võtmed, siis ka järgmine oluline tegevus, et need läbi mõelda, et millised veerud on kohustuslikud, millised veerud on mitte kohustuslikud. Nüüd, kui me räägime andmebaasist, et andmebaasis registreeritakse andmeid erinevate olemite kohta, mis asi on olem, et olem on siis nii-öelda reaalse maailma mingisugune füüsiline või abstraktne objekt. Aga kindlasti meid huvitavad ka andmed seoste kohta, mis on olemite vahel. Ja kui me räägime nüüd SQL andmebaasidest, et siis tegelikult need andmed seoste kohta on väljendatud andmetena, täpselt nagu kõik ülejäänud andmed, et ei ole mingisugust teistsugust eraldiseisvat mehhanismi selleks, et väljendada seoseid olemite vahel. Et nii-öelda kõik andmed esitatakse tabelites olevate väärtuste, kaasa arvatud siis andmed seoste kohta, mis on olemite vahel. Ja vot see toobki meid sellise mõisteni nagu välisvõti ehk võõrvõti. Et mul on siin välja toodud 2 tabelit, auto ja mark. Ja olukord on siis selline reaalses maailmas, et see andmebaas on loodud pidades silmas seda, et igal autol peaks olema täpselt üks automark. Teisalt iga automark iseloomustab 0 või rohkemat autot. Nii et autode ja automarkide vahel on seos, iga auto on täpselt ühte marki ja teistpidi iga mark iseloomustab 0 või rohkemat autot. Ja kuidas on siis esitada seda seost siin nende nii-öelda andmeid nende seoste kohta? Nagu te näete siin selles tabelis auto, on mul selline veer nagu mark-ID. Et muideks kohe ütlen seda, et selle veeru nimi ei pruugi olla samasugune, nagu on veeru nimi tabelis mark, et nad on praegu lihtsalt juhuslikult veeru nimed ühesugused, nad võivad olla ka erinevad, et see nimi pole oluline. Aga oluline on see, et selles veerus tabelis auto on automarkide identifikaator. Nii et kui ma vaatan siit autotabelist rida, näiteks ütleme, vaatame auto number 2, seda autot iseloomustav automark, millel identifikaator on 2. Ja kui ma nüüd lähen automargi tabelisse, leian siit automargi identifikaatoriga 2, siis ma näen, et sellel automargil on nimetus Mercedes. Nii et järelikult auto identifikaatoriga 2, selle registrinumbriga, selle margi, nii-öelda selle automargi nimetus on Mercedes. Ja vot nüüd selles tabelis auto on siis välisvõti. Ja välisvõtme väärtused loovad seosed tabelis olevate ridade vahel. Ja see välisvõti on täpselt samamoodi veergude hulk. Nii-öelda SQL-is siin sellesse veergude hulka peab kuuluma siis üks või mitu veergu, et tühja välisvõtmeid ei lubata. Ja see välisvõti siis nii-öelda loob seose nii-öelda mingisuguse kandidaatvõtme teises tabelis või samas tabelis. Et nii-öelda antud juhul luuakse siin seos auto margitabeliga üle selle kandidaatvõtme margitabelis, mis siis hõlmab seda veergu mark-ID. Nii et tabelis auto on välisvõti, mis on siis veergude hulk, kuhu kuulub üks veerg, nii et tegemist on lihtvõtmega ja kehtib siis reegel, et iga rea korral tabelis auto peab leiduma täpselt üks rida tabelis mark. Niimoodi, et margi identifikaator selles tabelis auto olevas reas võrdub margi identifikaatoriga tabelis mark olevas reas.
nii et kui mul on nii-öelda siin autotabelis rida, mul on siin nii-öelda rida, kus margi identifikaator on 4, siis peab olema margi tabelis ka rida, kus kohas margi identifikaator on 4. Ja mark-ID auto, mark-ID tabelis mark-ID tabelis auto, nad peavad olema samade või ühilduvate andmetüüpidega, aga need veergudi nimed ei pea olema tingimata ühesugused, no võivad olla ka erinevad. Et samas nii-öelda ühesugused nimed kindlasti lihtsustaksid näiteks päringute kirjutamist, kui oleks vaja siis kokku ühendada erinevates tabelites olevad andmed ja need niimoodi ühise tulemusena kasutajale presenteerida. Ja nüüd see margi identifikaator tabelis mark, et see peab olema tabelis mark kandidaat. Ehk nii-öelda selle väärtused tabelis mark peavad olema unikaalsed. Tavaliselt kasutatakse nüüd nende seoste loomiseks või formuleerimiseks primaarvõtjad. Tavaliselt need välisvõtmed viitavad nüüd primaarvõtmele, aga see ei ole rangelt võttes ka kohustuslik, et nii-öelda kohustuslik on see, et see välisvõti viitab siis kandidaatvõtmele ehk nii-öelda viitab võtmele, kus on siis unikaalsed väärtused. Nii et kandidaatvõtme, välisvõtme veergudi nimed ei pea olema ühesugused, aga juhul, kui mul on tegemist sellise olukorraga, kus kohas see välisvõti viitab kandidaatvõtmele samas tabelis, eksisteerib selline, nagu öeldakse, rekursiivne seos, et no näiteks töötajal võib olla 0 või 1 ülemust või näiteks, et siis sellisel juhul peab kindlasti selle kandidaatvõtme veerunimi ja välisvõtme veerunimi olema erinev, kuna, nagu te mäletate, nimega tabelites ei tohi olla mitu ühesuguse nimega veergu. Et mul ei saa olla nimega tabelit, kus on 2 veergu, millel on täpselt ühesugune nimi. Ja eksisteerib siis või kehtib siis viidete terviklikkuse reegel, et kui tabelis eksisteerib välisvõti, siis iga selle välisvõtme väärtus peab vastama seotud tabelis sisalduvale kandidaatvõtme väärtusele või olema osaliselt või täiesti määramata, ehk siis olema null. Null ainult sellisel juhul, kui välisvõtmesse kuuluvad veerud on mitte kohustuslikud. Ehk teiste sõnadega, andmebaasis ei tohi olla üheski tabelis ühtegi vastata välisvõtme väärtust. Nii et konkreetne näide, et oletame, et meil on automarkide tabel, kus on registreeritud sellised automargid ja ma üritan nüüd registreerida autot. Insert lausega lisada uue rea tabelisse auto. Näete siin insert lauses, ma kirjutan selle insert lause niimoodi, et ma ei oleks tundlik selle suhtes, et kui veergude järjekord muutub, kui tabelisse lisatakse uusi mittekohustuslikke veerge, ma kirjutan selle niimoodi korrektsel viisil, et siia on need veergude nimed välja kirjutatud. Ja siin selles values osas siis iga veeru kohta niimoodi positsiooniliselt antakse siis vastav väärtus. Nii et ma registreerin auto, mille identifikaator on 9, mille margi identifikaator on 10 ja mille registrinumber on siis selline. Ja siin jälle tuletan meelde, et tekstilised väärtused SQL-is peavad olema nende ühekordsete ülakomade apostroofide vahel, mitte näiteks jutumärkides. Ja nüüd, kui ma siis üritan lisada sellist rida tabelisse ja andmebaasisüsteemi on informeeritud sellest, et autotabelis on välisvõit ja andmebaasisüsteem oskab selle teadmisega midagi pihta hakata, ehk ta on võimeline välisvõtme deklaratsioonide alusel jõustama viidete terviklikkuse reeglit, siis selle peale lükatakse see insert lause tagasi. Sellepärast, et ma üritan registreerida autot, millel on selline margi identifikaator, mida tegelikult automargi tabelis ei tohi olla. Et see viidete terviklikkuse reegel, et see siis tagab seda, et mul ei tohi olla katkiseid seoseid. Mul ei tohi siin autotabelis olla rida, kus on margi identifikaator 1, aga samal ajal automargi tabelis ei ole ühtegi marki, mille identifikaator on 1. Ehk nii-öelda see viidete terviklikkuse reegel ütleb tegelikult seda, et katkiseid seoseid ei tohi olla. Ja kui nüüd andmebaasisüsteem siis oskaks seda viidete terviklikkuse reeglit kontrollida ja SQL andmebaasisüsteemid oskavad seda teha enamikul juhtudel, et siis sellisel juhul see aitab mul tagada seda, et andmebaasis selliste katkiste seoste kohta andmeid ei registreeri.